Mängime sellist mängu nagu Timberborn. Ma olen seda kopra mängu ka varem mänginud paar korda, aga mõtlesin, et teen väikse video, lõikan kokku. Saate näha ka, kuidas ma mängin seda. Ma olen põnevil. Põnevil elevil. Okei, mis me nimeks paneme? Kobras. No paneme Kopra talu. Väga originaalne. Vahet ei ole. Nii. See ongi see mapp. Davai. Esimese asjana mäletagi, kuidas see mäng käis üldse. Peab mingit teed vist tegema. Okei, mis meil vaja on? Meil on vaja vett juua, välja pumbata. See on number 1 ja söök on number 2. Okei, ma teen niimoodi. Panen 2 vee pumpamisjaama. Mida sa ajad? Panen 2 vee pumpamiskohta siia. Ühendan need ära. Panen siia 2 marja kogumisputkat. Nope, panen need teise kohta ja panen neid 3 tükki üldsegi. Siis ehitan ühe farmimaja ja teen teeraja igaks juhuks mööda jõe äärt. Mul on selline tunne, et mul läheb seda tulevikus vaja. Metsa äärde teeme ka ühe teeraja. Siit hakkavad koprad metsa maha võtma. No nii. Okei, meil on vaja vett ja sööki. Sööki nendega nad hakkavad sööki korjama. Siia igasse sellesse läheb väike mees sisse, kes hakkab väike kobras. Vobla. Mis kuradi? Tere, mis see meem oligi? Tere, mingi kopra meem oli. Pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bobr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Nii, need boberid siin lähevad siis mustikaid korjama. Hakkavad mustikaid tooma siia. Okei. Siis võib neile juba ehitada mingisuguse mustika laovärgi või? Storage. Näed, siia lähebki täpselt. Siin hakatakse hoidma mustikaid. Nii, ja siis need tüübid võtavad siin vaikselt metsa juba maha. Võib-olla peaks neile ka ehitama mingisuguse laovärgi. Nii, see on normaalne. Ja kui farm valmis saab, siis ju peab midagi hakkama kasvatama ka siin. Ma arvan, et kasvatame porgandeid. Ja veevärgi jaoks ka võiks midagi panna. Nad saavad vett hakata koguma nendesse anumatesse. Okei, järgmiseks võiks teha need magamisasjad. Majad. Ehitame majad neile, kus nad saavad magada. Ei tea, nagu ehitajaid oleks juurde vaja ju. Mis värk on? Ei korja marju enam. Lähete ehitajateks. Väga hea. Nii, nüüd on ehitajaid. Palju mul puite on? 16. Vist on nagu normaalne kõik. Mõnus ju, rahulik. Ehitame selle researcherile ka väikse maja siia kuskile. Miks nad ei tööta nagu? Mis asja? Nüüd on öö on ju, okei. Saadame öö mööda. Vaata seda mappi. Ma arvan, ma üritan nagu siia poole hakata minema. Siin on trepp ka ju. Oh my god. Isegi näinud seda treppi. Ühendame selle trepi ka ära. Siis saab siia minna. Neid puid hakata võtma maha. Ma ehitan siia ette tammi. Selline plaan on praegu vähemalt.
ja siis vesi hakkab siit jooksma. Kas see on halb vesi või? Okei. No siis vesi hakkab siit jooksma igal juhul ja siis see maa muutub roheliseks. Siis ma saan palju rohkem nagu farmida ja värki. Ja selle põhimõtteliselt võib ka ära lõhkuda äkki või? Ega ta mulle halba ei tee ju. Ta ei tee mulle halba, kui siit vesi hakkab läbi jooksma. Pigem head. Okei. Plantime veel porgandeid või? Lihtsalt veel rohkem porgandeid. Mind ei huvita praegu muu. Nii, nädal aega on möödas. Ja esimesed 3 kobrast said maja omale. Ja nad läksid kohe magama. Kuulen norskamise häält. Ai, see on lihtsalt siis, kui vajutad majale peale. Tuleb mingi norskamise hääl. Okei. Puud said otsa. Egas midagi, siis tuleb järelikult koguda teaduspunkte researcheritega, et saaks ehitada puuistanduse ja hakata puid kasvatama. Mõned puud siin kaugemal veel on, need saab maha võtta, aga siis läheb küll juba hapuks kätte ära, kui puuistandust ei ole. Plus puuistanduses need puud kasvavad ka mingi omajagu aega. Oh shit! Põud on tulemas, mis tähendab, et on vaja kiirelt ehitada tamm valmis, et vesi oleks meil olemas. Juba on näha, et veetase on veits kõrgem siit. Tamm takistab, nagu peatab vett juba. See on täiega hea. Siit ka, nagu näha. Veetase on suht nagu siuke mõnus. Kopratallu on jõudnud põud, aga õnneks said tammid meil õigel ajal valmis ja vett on piisavalt, et viljad ei sureks ära. Me peame vastu pidama 3 päeva ja peale seda on timm. Inimestel on elamiskohti. Näe. Free home on 0. Teeme kodus juurde siis. Ei. Me saame puid hakata istutama. Ammu juba saame puid hakata istutama. What the hell? Miks nii kaua aega? Okei. Istutame siia mõned männid, mõned kased. Teeme paar teed juurde. Prusse on vaja saekaatrist. Muidu ei saa istandusmaja ehitada. Ja prusside majal on vaja elektrit. Ja elektrit saab vesirattast, aga vesiratas maksab 50 puitu ja puiduga on ju kriis meil käes. Meil on puiduga nii pekkis, ma oleks pidanud varem selle peale juba keskenduma. Ega siin midagi, lähme üle jõe ja toome sealt ka viimased puud ära, mis veel looduslikult kasvavad. Siis ehitame väikese campsite'i kobrastele, nad saavad siin chillimas käia. Tulevad juba ja lähevad ära. Okei. Nii väga neid ei huvitanud. Teeme nende eluruumi ka mõnusamaks. See on nii lahe, et siin mängus saab niimoodi ehitada nagu üles, või ehitad majade peale veel teised majad ja nii edasi. Nagu saad hästi mitme layeriga majade süsteemi teha. See on täiega lahe. Mulle meeldib see mäng üldse. Jumala äge. Okei, siit saavad trepist üles minna. Siia teeme 2 ladu juurde. Saab rohkem toitu hoida. Teeme ühe rooftop terrass. Seal saavad ka chillimas käia. Väikest lõket teha. Tiksuda katusel. Päris lahe. Ja siin saavad hambaid teritada. Teeme väiksed tammisüsteemi veel siin paremaks. Ma pean valmistuma selleks, et kui tuleb halb vesi hakkab tulema sealt, kus meil see põhiline vesi tuleb, siis ma ei taha, et see halb vesi nagu läheks sinna paremale poole, kus
enamus meil viljad ja puud ja kõik kasvavad, muidu see täiega rikub ära. Nii et ma tahan teha nagu mingisuguse tammisüsteemi, mille ma saan ise kinni panna, kui ma vajadusel saab kinni panna. Tuleviku peale mõeldes võiks juba siin ka hakata ehitama kinniseks seda. Alustame väikese tammi asjaga. Ja põud algas. Aga meil peaks kõik chill olema. Kergitan selle tammi ülesse. Vesi peatub, vesi on kõik reservuaaris. Palju see põud kestab 3 päeva. Selle peame vastu ilusti. Paneme pumbad kinni, et nad seda vett siin ära ei pumpaks. Vett on vaja taimedel ja muul asjal. Plankude vabrikud ka paneme kinni niikuinii. Nad ei tooda midagi ilma selle vesirattata. No vaatad, kuidas koprad puid närivad. Väga hea. Puid meil on väga vähe. Aga nüüd hakkab terve põllutäis puid saama suureks. Koprad võtavad maha. Meil on puid väga palju. Ja hakkame seda suurt tammi ehitama järgmises episoodis vist. Kui ma teen järgmise episoodi, ma arvan, et ma teen. See oli suht lõbus. Ja davai, tšau.